2018. aastal kaotas kaubalaev, mis võitles Põhja-Carolina ranniku lähedal 9-meetriste lainetega tormis. 70 konteinerit. Ühes neist oli 6000 naela väävelhabet. Ühendid, mis võib põhjustada tõsiseid keemilisi põletusi ja isegi pimedaks jäämist. Ainult 4 konteinerit leiti kunagi üles. Laevandustööstuse andmetel kukkus 2025 aastal üle parda ligi 1500 konteinerit. NOAA sõnul on see arv pigem 10 000. See erinevus tuleneb lüngast, millest peaaegu keegi väljaspool tööstust ei tea. Miks siis ikkagi uhuvad legoklotsid ja Garfieldi telefonid randa? Ja kui nad eksivad konteinerite arvu osas, siis mida veel nad meile ei räägi? 1997 hakkasid Inglismaa Big-Bury Bay linnast draakonid randa tungima. Laev Tokyo Express oli teel Rotterdamist New Yorki, kui tormi kätte sattus. Peaaegu 5 miljonit legoklotsi kukkus merre ja on nüüdseks ligi 30 aastat Cornwalli randadesse uhutud. Arvatakse, et inimesed leiavad lego draakoneid ja 8 jalgu randadelt veel aastakümneid. See kõlab lõbusalt, kuid sellel on ka varjukülg. 2013 aastal leidis üks naine Galvestonis, Texases kohalikult rannalt musta lego 8 jala, mis ekspertide arvates võis pärineda sellest algsest õnnetusest tuhandete miilide kauguselt. Membari teadlane Josie Taylor on öelnud, et kuigi ühe konteineri mõju võib tunduda väike, tuhanded igal aastal merepõhja vajunud kaubakonteinerid võivad lõpuks saada süvamere ökosüsteemidele oluliseks reostusallikaks. On olnud juhtum, kus konteinerid, mis vedasid umbes 2000 arvutimonitori, kukkusid ookeani ja neid ei nähtud enam kunagi. Teine juhtum põhjustas tuhandete Nike-tossude randumist randadele üle kogu maailma. Marlboro sigaretid muutusid Dorseti randadel nuhtluseks, Chow Meini nuudid topsid Põhja-Californias ja isegi hokikindad Alaskal. Laev Svenborg Märsk sattus ühte läbi aegade rängimasse konteineri kaotuse katastroofi, kaotades ühe reisi jooksul 520 konteinerit. Kuid need veepinnal hõljuvad külmutuskonteinerid kujutavad endast varjatud ohtu. Need võivad olla otse kui torpeedod. Viipinnal hõljuv konteiner on piisavalt väike, et radaril mitte muret tekitada, kuid piisavalt suur, et keskmise suurusega paadi kere täielikult lõhki rebida. Kui neid asju on vees piisavalt palju, muutub kogu ookean populaarsete rahvusvaheliste laevateede kohal miiniväljaks. Aga miks see nii tihti juhtub? Ilmselge vastus on tormid, kuid see on vaid osa probleemist. Tegelik vastus on palju keerulisem. Vastus peitub ettevõtete stiimulite ja ujuvate pilvelõhkujate üle ookeani liigutamise karmide füüsikaseaduste koosmõjus. Mida suurem on laev, seda suurem on tõenäosus, et konteinerid kukuvad üle parda. Laevandusettevõtted nõuavad alati üha suuremaid laevu, sest need suudavad ühe reisiga rohkem konteinereid vedada. See tähendab kasumi maksimeerimist. Aga kui suured need laevad siis ikkagi on? Üks suurimaid kaubalaevu kannabki sobivalt nime Ultra Large Container Vessel ehk ULCV. Need laevad on tavaliselt üle 1300 jala pikad ehk kõrgemad kui Chrysler Building New Yorgis, kui see püsti panna. Just selline laev blokeeris kuulsalt Suessi kanali ava, takistades ülemaailmset kaubandust. Aga mida rohkem kaalu on ühel laeval, seda vähem on see manööverdatav, eriti suurte kiiruste juures. Laeva üle maailma ookeanide juhtimine on tõeline meistriklass füüsika valitsemises. Ja eriti tormistes vetes on kaalujaotuse hoolikas jälgimine ülioluline. Aga need laevad veavad korraga 10 000 konteinerid. Need on sisuliselt ujuvad pilvelõhkujad. Ükski inimene ei suuda neid täielikult kontrollida, kui vesi muutub rahutuks. See tekitab rullumisprobleemi, kus tihedalt pakitud konteinerite tohutu kaal võib laeva tekil külgsuunalise raputamise ajal libiseda. Kui last kaldub piisavalt tugevalt ja kaugele ühele poole, on peaaegu võimatu takistada osa sellest üle parda minemast. Nagu ka kaugvedude autojuhtide puhul, suruvad ettevõtete nõudmised nende laevade töötajad äärmuslike piirideni. Kui inimesi surutakse piirini, on vead vältimatud. NTI.com and Metel võib vale või ebapiisav kinnitamine oluliselt vähendada konteinerivirna stabiilsust. Kui sellele lisada veel laeva liikumine ookeanil, suureneb oluliselt oht, et konteinerid kukuvad laevalt alla. Ja kui mõista, kui väikesed on mõnede laevade meeskonnad, saab selgeks, miks on selliseid olukordi nii raske kontrolli all hoida. Näiteks võib üks neist ülisuurtest konteinerlaevadest, mis veab üle 20 000 konteineri, olla mehitatud vaid 25 inimesega. Ja nende laevade kasvaval suurusel on veel üks ohtlik kõrvalmõju – parameetriline rullumine. Laeva konstruktsioon töötab tegelikult selle vastu. Kui üks laine tõstab vööri, siis järgmine laseb selle järsult alla, saates kogu laeva tugevalt kõikuma. Konteinerid hakkavad korraga 1000 tonne liikuma ja kui see kord juba algab, on lasti kaotamine peaaegu vältimatu. Ja meeskonnal pole praktiliselt midagi teha, et seda peatada. Igal laeval on oma konteinerite kinnitamise juhend ehk CSM, mis sisaldab täpseid nõudeid lasti ohutu kaalu ja kõrguse kohta.
kuid neid rangeid ohutusreegleid käsitletakse sageli vaid soovitustena, kui kaalul on võimalik kasu. Eeskirjad kehtestatakse ka selleks, et vältida kardetud virna kokkuvarisemise stsenaariumi, mis on kõige raskemate konteinerikaotuste peamine põhjus. Lihtsalt öeldes, mida kõrgemaks virna laod, seda suurem on tõenäosus, et konteinerid kukuvad ümber, olenemata sellest, kui hästi need on kinnitatud. Ja loomulikult on alati mängus ka kiirus. Aeg on raha ja see kehtib laevanduses sama palju kui igas teiseski tööstusharus, kui mitte rohkemgi, eriti kui mõned konteinerid veavad kiiresti riknevaid kaupu. Ja just sellepärast on laevadel motivatsioon liikuda nii kiiresti kui võimalik, kuigi see on üks suurimaid tegureid, mis seab laevad konteinerite kaotuse ohtu. Mida kiiremini töö valmis saab, seda rohkem töid saab ära teha, nii et surve ülevalt poolt on alati maksimaalne. Selleks, et vältida bürokraatiat, ei ole haruldane, et saatjad valetavad ametlikes dokumentides konteinerites veetava tegeliku kaalu kohta. Kui MSC Napoli kaotas 2007. aastal ühesainsas juhtumis 100 konteinerit. Ühendkuningriigi mereõnnetuste uurimise osakond avastas, et 137 pardal olnud 660 konteinerist erines tegelik kaal deklareeritud kaalust enam kui 3 tonni võrra. See tähendas, et tegelikkuses oli laevalast kokku 312 tonni, raskem kui paberil kirjas oli. See oli õnnetus, mis pidi juhtuma. On põhjus, miks konteinerite kaod on palju hullemad, kui laevandustööstus ametlikult teatab. Ettevõtetel ja nende klientidel ei ole seaduslikku kohustust konteinerite kaotust merel avalikustada. Seda oleks täielik õudusunenägu seadusega reguleerida, arvestades, et need laevad liiguvad pidevalt läbi rahvusvaheliste jurisdiktsioonide. Samuti pead mõistma, et see on vastuolus laevandusettevõtete huvidega, kes tihedas konkurentsis ei soovi oma konteinerite kaotustele tähelepanu tõmmata. Vaatamata ökoloogilisele mõjule on konteinerite kaod enamiku rahvusvaheliste laevandusettevõtete jaoks nende bilansis vaid tühine ümardusviga. Laevandustööstus peab konteinerite kadumist üldiselt katastroofiliseks sündmuseks vaid siis, kui ühe juhtumi käigus kaob 50 või enam konteinerit. Kui paljud laevad kaotavad igal reisil? 30–40 konteinerit. Ega tunne lihtsalt vajadust neist kaotustest teatada. Nagu ütles Gavin Spencer, kes on tarneahela riskijuhtimisele keskenduva ettevõtte Parcel kindlustusjuht, ei avanda keegi täielikult läbipaistvaid andmeid. See oleks natuke nagu lennufirmad teataksid, kui palju pagasid nad kaotavad. Sageli ei pea ettevõtted oma kaotatud kauba eest tegelikult rahalist kahju kandma tänu niinimetatud üldavariile. See mereseadus sätestab, et teadlikult laevalt üle parda visatud kauba kulu jagatakse laeva kapteni ja meeskonna vahel, mitte nende vahel, kellelt nad käske saavad. See on ideaalne süsteem ettevõtete kuritarvituste jaoks ja selle kuritarvituse tegelikku ulatust on peaaegu võimatu mõõta. Puudub universaalne rahvusvaheliselt tunnustatud mõõdik, mis võtaks täielikult arvesse kadunud konteinerite arvu ja nende põhjuseid. Erinevad riigid ja laevandusettevõtted peavad kõik oma enda arvestust, mida on peaaegu võimatu ühendada mingiks suureks ühtseks mudeliks, mis jõuaks korruptsiooni tuumani. Kuid sõltumatud järelevalveorganid on hinnanud, et 2025 aastal merel kaduma läinud konteinerite arv on peaaegu 3 korda suurem kui keskmiselt ning olukord halveneb. Isegi enne, kui hakata uurima struktuurseid põhjuseid, miks nii paljud neist üldse üle parda lähevad, on juba palju muid probleeme. Enamik neist universaalsetest konteineritest on tugevast terasest kestad, mis on kas 20 või 40 jalga pikad. Kui arvestada kauba kaaluga ja kui konteiner pole ujuv, siis kukkudes üle parda vajub see otse ookeani põhja. Need konteinerid roostetavad aastate jooksul, vabastades ümbritsevasse vette mürgist raudoksiidi ja raskemetalle. Konteinerid, millel on ujuv kaup või sisemine vahustseinte isolatsioon, võivad olla veelgi hullemad. Seda seetõttu, et hoovused hakkavad neid paratamatult rannikule kandma, samal ajal kui need lagunevad, levitades reostust veelgi laiemale alale. Konteinerid lagunevad ka siis, kui nad liiguvad, ja kui see juhtub, levib nende kaup laiali kaugele ja laiale alale. Just need on kõige sagedamini põhjuseks, miks vettinud kaup satub muidu puhastele randadele ja puutumata ökosüsteemidesse. Kuna see vaht on sünteetiline polümeer, saad lisaks veel plastireostuse, olenemata sellest, mis konteineris sees on. Praegu arvatakse, et ookeanis on 75–199 miljoni tonni plastikut ning eksperdid ennustavad, et see võib tõusta katastroofilisele tasemele. Aastaks 2040 võib see nakatada iga ookeani ökosüsteemi maal, kui selle kõigega midagi ette ei võeta. Muide, mõned okeanograafid väidavad, et ookeani põhjas võib roostetada kuni 12 000 nõudmata kaubakonteinerit. Merebioloog Andrew de Vogler California Monterey laheriiklikust merekaitsealast on öelnud, et lihtsalt sellepärast, et midagi on silmast ära, meelest ära, ei tähenda, et sellel poleks tohutuid keskkonna tagajärgi. Me jätame merepõhja ajakapsleid kõigest, mida ostame ja müüme, mis võivad seal võib-olla 100 aastaid püsida.
see teeb selle äärmiselt ohtlikuks. Kõik need kadunud kaubakonteinerid on selge hoiatusmärk veelgi suuremast probleemist, mille eest me oleme liiga kaua peitu pugenud. Ülemaailmse kaubaveo laastav mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Pole ühtegi suurt riiki maailmas, kelle majandus poleks sügavalt seotud laevandusega. 90% maailma rahvusvahelistest kaupadest jõuab kohale laevaga. Kui vaadata ainult Ameerika Ühendriike, tõuseb see protsent 95-ni. Ameerika Ühendriikidel on üle 360 sadama, mis võtavad igal aastal vastu miljoneid tonne kaupu, kuid isegi see kahvatub enam kui miljardi tonni kasvuhoonegaaside kõrval, mida need laevad õhku paiskavad. Vastavalt oceanconservancy.org and Metele oleksid maailma laevad, kui nad oleksid eraldi riik, suuruselt 6. saastajamaal. Ainult laevandus vastutab 3% eest kogu maa süsinikuheitmetest. Kui keskenduda vaid 2 suurele Ameerika sadamale, Los Angelesele ja Long Beachile, siis nende kaudu liigub 40% kõigist Ameerika Ühendriike läbivatest kaupadest merd mööda ning need sadamad tekitavad ka 100 tonni sudu mitte aastas, vaid päevas. See on rohkem kui absoluutne maksimum, mida 6 miljonit autot suudavad samal ajaperioodil Lõuna-Californias tekitada. Ja kui sa oled üks neist peaaegu 39 miljonist inimesest, kes elab USA sadamate lähedal, siis peaks see sind hirmutama. Pole vahet, kui puhtalt sa elad, sa hingad õhku, mis on nagu suitsetaksid iga päev terve paki sigarette. Sinu tervis, sinu elu on siin ohverdatud laevandustööstuse nimel. Neil on Ameerika majandus oma kontrolli all ja sinu kopsud on nende jaoks vastuvõetavad kaotused. Veel. 2024. Aastal viitasid mõned raportid, et ülemaailmse laevandustööstuse heitmed põhjustavad igal aastal 250 000 enneaegset surma ja 6 miljonit laste astmajuhtu. Ja kui sa vaatad vee alla nende keerukate ökosüsteemide poole, mis võimaldavad kogu elu maal, näed sa veelgi sünget pilti, kui räägime laevanduse mõjust meie koduplaneedile. Hiiglaslike kaubalaevade pidevad madalsageduslikud mürad vees loovad veealuse mürasaaste õudusunenäo, mis võib häirida kõigi, alates kaladest kuni vaaladeni omavahelist suhtlust. Valast või väljalaskmine võib täielikult rikkuda ookeani keskkondade õrna elurikkust, tuues sisse invasiivseid liike teistest ookeani piirkondadest. Lekete, mikroplasti ja keemiliste jäägide tõttu võivad terved korallrahud pleekida ja tuhanded kalad hukkuda. Aga kas selle vastu tehakse midagi? Kui 2023 aastal oli iga maa elaniku kohta 1,5 tonni aastast kaubavedu. See on ebatõenäoline. Isegi kui ettevõtted ja valitsused on ülemaailmse laevanduse lõputust rahavool pimestatud, on meil igati põhjust muretseda selle üle, mis siin ookeaniga toimub. Ookean katab üle 70% meie planeedi pinnast. Ning lisaks sellele, et ta reguleerib soojuse jaotumist üle maailma, toodab ta poole meie vajaminevast hapnikust ja neelab 30% ülemaailmsetest süsinikuheitmetest. Peaaegu 10% maailma elanikkonnast, see on 680 miljonit inimest, elab madalatel rannikualadel. Muidugi on lihtne muigega vaadata, kui rannale õhutakse kummalisi esemeid, kuid need kogukonnad on samuti ohus, kui räägime looduskatastroofidest ja meretaseme tõusust. Just see probleem, mida ülemaailmne laevandus iga päevaga hullemaks teeb. Ja sa ei ole selle tagajärgede eest kaitstud ka siis, kui elad sisemaal. 37% inimkonnast elab vähem kui 100 kilomeetri kaugusel rannikust. Nagu üks murettekitav ÜRO artikkel ütles, sõltub inimkonna tulevik kiiresti muutuva ookeani kaitsmisest. Mereandide tööstus on 90 miljardi dollari suurune äri. 121 miljonit inimest tegeleb kogu maailmas harrastuskalapüügiga. Mereandid moodustavad umbes 20% kogu valku, mida inimkond tarbib. Kui need ökosüsteemid meie alt kaovad, tuleb arvestada tagajärgedega, mis ulatuvad äärmuslikest hinnatõusudest kuni massilise näljahädani, mis tapab kümneid, kui mitte 100 miljoneid inimesi üle kogu maailma. See on tõsine ja katastroofiline probleem. Ja kogu selle asja julm iroonia. See muudab tegelikult kaubakonteinerite probleemi veelgi hullemaks. Üks peamisi tegureid, mis põhjustab kaubakonteinerite sattumist meie ookeanidesse, on Vaikse ookeani karmid ilmastikuolud. Inimtekkelised muutused ilmas süvenevad ning praegu kogeme tugevaimaid Vaikse ookeani põhjaosa tuuli, alates 1948 aastast. See kõik süveneb veelgi, kuna laevaliikluse maht kasvab nõudluse suurenedes üha enam ühendatud maailmas. Ajakirja The New Yorker uurimus rõhutas ka kaubakonteinerite maailmas salapärast ja läbipaistmatut olemust. Enamik kaubalaevade meeskondi ei tea, mis konteinerites sees on. Sama kehtib piirivalve ja tollitöötajate kohta. Üks kaubakonteiner võib sisaldada kuni 5000 eraldi kasti. Üks laev võib mõne tunni jooksul lossida 9000 konteinerit. Peaaegu võimatu on kontrollida rohkem kui väikest osa maailma kaubakonteineritest. See on õnnistus narkokartellidele, inimkaubitsejatele ja terroristidele ning logistiline õudusunenägu neile, kes saavad palka nende kontrollimise eest. Ja just seda see üha kasvav üle parda kukkuvate kaubakonteinerite probleem ongi. Õudusunenägu. Küsimus, millele me isegi vastust ei tea, on, kuidas me sellest ärkame. Tahad rohkem teada rahvusvahelise meresõidu kummalistest nüanssidest? Vaata nüüd, miks kruiisilaevad on registreeritud Libeerias ja saa teada muid veidraid fakte kruiisilaevade kohta või vaata hoopis seda.